meil on õpetatud, et mida rohkem sa tead, seda parem. Et teadmised, need viivad sind edasi. Ja mitteteadmine on justkui probleem. Aga mis siis, kui see ei ole päris nii? Mis siis, kui just see, mida sa tead, on sinu suurim takistus? Ja et sinu enda teadmised on ka sinu elu suurimad kannatuste tekitajad. Ja tänasel kohtumisel me vaatamegi, miks see nii on. Ja oi, see on täna üks väga äge kohtumine. Seega mõnusat vaatamist ja kogemist. Eks siis paneme heli ka käima. tere, imelist neljapäeva kõigile, kes siis vaatad praegu, kui ma seda lindistan, ja imelist muud päeva ka sulle, kes sa siis vaatad järgi. Vaatasin, mul polnud mikker sisse vantud ja siis muudkui labisen siin ja nii edasi. Nii äge lihtsalt, et see teema, need kohtumised lähevad ka siin nüüd järjest ja me läheneme lõpupoole, täna 5. kohtumine, ehk siis 5., 6., 7., 8, peale tänast on veel 3 veel ja siin läheb järjest nagu selliseks, võiks öelda nagu valusamaks, sest seeria ongi valus tõde enesearengust. Ja täna me räägime ühest ägedast teemast, mis on nii, kuidas ma ütlen, vastuoluline mõnes mõttes. Kui sa oled enesearengu maailmas olnud või üldse nagu kuskil arengus, mis iganes see on, kus me õpime midagi, siis see, mida ma täna jagan, võib nii vastuoluline olla. Aga jaa, et ja järgmine kord siit läheb veel sügavamaks, et nii äge lihtsalt. Ja kui sa jõuad vaatama, ütle mulle tere, anna märku endast ja siis tõmbame selle asja siit käima. Et tänane teema. Meil on õpetatud juba varasest nooruspõlvest alates, et mida rohkem sa tead, seda parem. Miks me muidu kooli suunati ja nii edasi ja sealt edasi muudkui, et õpi, eriti kui me enesearengu maastikku lähme, enesearengu maailma sukeldume, siis on see, et muudkui õpi, ole elukestev õppija. Sest teadmised viivad meid edasi. Ja mitteteadmine on justkui probleem, kui sa asju ei tea. Aga mis siis, kui see ei ole päris nii? Mis siis, kui just see, mida sa tead, on sinu suurim takistus? Ja et sinu enda teadmised on tegelikult ka sinu enda kannatuste allikas. Absoluutselt kõikide kannatuste allikas. Et see on nii äge lihtsalt. Buddha tsitaat, mida ma olen siis nüüd juba 10 aastat, mille järgi ma oma elu nagu natukene sätin, elan, on see, et the root of suffering is attachment. Et kannatuse juur on siis kiindumine, kinnihoidmine. Ja selle nüüd see fundamentaalsem tegelikult ongi see, et oma teadmistest kinnihoidmine läheb veel sügavamale see asi. Ja sellel on tegelikult mitu kihti sellel, kuidas teadmine on suurim takistus. Ma korrat vaatan ühte asja, vaatan, et laivis ei ole ühtegi inimest meil, kas ma üldse Facebookis olen laivis, korra kontrollime ühte asja. Et huvitav, jah. Tavaliselt on see, et on neid vaatajaid ikka mõnusalt, aga millegipärast täna. Või siis Facebook teeb lihtsalt trikke, sest Facebook teeb ju igast ägedaid trikke ka. Nii. Kohe. Ikka on laivis. Sest ma esimene kord läksin seinale, vaatasin, et ei olegi laivi. Ja juba hakkasin mõtlema, et ei olegi laivi. Aga tundub, et olen. Aga jah, Facebook ei näidanud isegi mulle, et ma laivis olen. Et Facebook teeb nii ägedaid huvitavaid trikke ja sellepärast me olemegi ehitamas uut platvormi, uut keskkonda inimestele, kes soovivad sellest kuradi hullusest välja tulla. Kõik see Facebooki kontroll ja kõik see teema ja üldse nagu kõik see kontrolli teema. Et ja eile
tegin just spetsiaalse kohtumise kõikidele selle uue kogukonna liikmetele, Zero platvormi liikmetele tegin hirmude teemalise kohtumise, see oli päris äge. Ja seal sukeldusin mõnes mõttes selle samasse teemasse natuke sisse. Mitte natuke, vaid päris palju, et mida me teame, on tegelikult kõige suurem takistus meie elus. Aga ma lähen siit edasi, eks siis inimesed vaatavad siis, kui Facebook neile märk annab. Ja nagu ma ütlesin, sellel on siis mitu kihti. Esiteks on see, et kui sa oled enesearengu teekonnal, sa kindlasti oled kuulnud mõtted või ideed, et mida sa et sinu mõtted loovad sinu tegevused ja sinu tegevused loovad sinu tulemused. Või siis ka mõtted loovad sinu emotsioonid ja tunded, on ju, siis sealt tulevad tegevused ja siis tulevad tulemused. Et me jätaks praegu me emotsioonid ja tunded välja, võtame ainult mõtlemine, tegutsemine ja tulemused. Aga kust tulevad mõtted? Ja mõtted enamasti on meie programmeeringust tulenevalt ja me mõtleme vaid selle raames, alateadlikult, mõtleme selle raames, mida me teame. Ehk siis, mida me millegi kohta teame, niimoodi me mõtleme. Me ei mõtle ju selliseid asju, millest me ei tea midagi. Selle kohta on hästi lahe ütlus ka, et joonista midagi, mida sa ei tea. Proovi joonistada. Ja kui me mõtleme ainult selle raames, mida me teame, siis me ju ka loome ainult selle raames, mida me teame. Ja kui meie teadmised on justkui, ütleme, puudulikud, siis me loomegi puudulikke tulemusi, sest me jääme ainult kindlaks sellele, mida me teame, avamata oma meeli võimalikkustele. Ja võimalikkused avanevad siis, kui me tunneme päriselt ennast turvaliselt ja oleme valmis tundmatusse sukelduma, teadmatusse sukelduma. Sest sealt saab tulla päriselt midagi uut. Ehk siis meie oma teadmine loob selle, millest mõtleme ja sealt tulevad tulemused. Ja ma lähen sellega siis sügavamale, et kuidas see siis väljendub. Ja see on, näiteks kehtib see igasuguste diagnooside puhul. Olgu selleks siis mingisugune autodiagnoos oli, näed, kui lähed näitad sõbrale mingisugune asi, teeb mingit häält, näitad sõbrale ja sõber ütleb, see on selle pärast. See on raudselt selle pärast. Ja siis sa hakkad otsima lahendus ainult selle asjaga seoses, mis sulle öeldi. Aga mis siis, kui see ei ole sellega seotud? Siis sa lihtsalt ei märkagi seda, mis tegelikult viga on. Sest sa oled juba võtnud selle, et näe, see on see viga, nüüd ma pean otsima selle lahendust, siis hakkadki mõtlema selle lahendusi. Ehk siis kõik sinu tegevused ja teod baseeruvad sellel, mida sa tead. Aga mis siis, kui see, mida sa tead, ei ole tõde ja see ongi see kõige nagu lahendam asi, et kui sa mõtled ja tegutsed selle raames, mida sa tead, kus sa tead, et see, mida sa tead, on päriselt tõde? Ja see on see koht, kus me võime nagu täiesti puusse panna, mis siis, kui see, mida sa tead, ei ole päriselt tõde ja ei loo sinu jaoks enim. See, kui see töötas kellegi teise jaoks, kas see töötab ka sinu jaoks? Või üldse, kas see on tõde, mida sa tead? Ja nüüd, kui ma tean midagi, mis ei ole tõde, ma mõtlen selle raames, mis ei ole tõde ja ma tegutsen vastavalt sellele, mis ei ole tegelikult tõde ja mis ei too tulemust. See on nagu üks koht, kus me paneme nagu täiesti puusse. Ja kui me võtame tervise teema, mis on siuke väga huvitav teema, et mis siis, kui inimesed ei sure mitte haiguse kätte. Ma olen seda jaganud ka, ma ei tea, kas oma seinal võib olen ka jaganud, aga kogukonnas olen päris palju videoid teinud sellest ja jaganud seda teemat. Et kas on võimalik, et inimesed ei sure mitte haiguse tõttu, vaid diagnoosi tõttu? Sest on olnud juhuseid, kus üks juhus näiteks oli see, kus inimesele anti diagnoos, et sul on kasvaja, sul on vähk ja sul on siin, ma ei tea, kas pool aastat või vähem isegi oli, midagi seal oli. Ja siis see meesterahvas ütles, et oma arstile, et tee mis iganes sa saad, peaasi, et ma jõulud vastu peaksin, et ma peaksin jõulud vastu. Nagu öeldigi, et sul on nagu nii fataalne see haigus, et sealt ei ole pääsu. Ja arst käis teda siis iganädalaselt vaatamas, toetas teda ja jõulud said läbi, 2 päeva hiljem mees suri. Lahkamisel tuli välja, et tal ei olnud mitte ühtegi kasvajat. Mitte ühtegi. Täiesti terve mees. Lihtsalt suri ära. Küsimus on, kuidas see võimalik on.
Ja kas on võimalik, et ta suri ainult selle pärast, et ta ise uskus sellesse diagnoosi nii tugevalt, et ta sureb. Ta rääkis oma sugulastele lähedastele ja ta valmistas ennast täiesti ette, et ta läheb. Peaasi, et ma jõulud vastu pean ja siis ma lähen. Ainult tema oma teadmine viis ta põhimõtteliselt hauda. Ja kui sa mõtled nagu selle peale, kui võimas meie meel tegelikult on, ja minu küsimus ongi see, et see, mida sa tead, võibki olla tegelikult sinu suurim takistus, sest kus sa tead, et see on tõde, ja kui sa hakkad uskuma midagi, mis ei ole tõde, siis sa loodki kogu oma elu selle ümber. Ja toon veel mõned näited. Kui sa näiteks lähed arsti juurde, saad mingi diagnoosi, siis sa tead, mis asi sul on. Ja sa hakkad ravima seda vastavalt sellega, mida sa tead, et sul on. Aga mis siis, kui see, mis sul on, ei ole tõde? Siis sa ravidki midagi ja keerad oma elu võib-olla nagu tervise täiesti perse ja täiesti tuksi, sest sul diagnoositi midagi, mida sul ei olnud tegelikult üldse. Sest et kas on võimalik, et üldse iga diagnoos, mis pannakse, ei ole tegelikult tõde? Sest et mis on meditsiinitööstuse eesmärk, on luua raha. See on äri. Ja ma ei hakka täna sinna minema sügavalt, mis asjad need diagnoosid üldse, mis on üldse haigused ja mis on tegelikult nagu see juurpõhjus ja mis on see keha märk. Aga just see, et nii kui sa ütled, näed, see on mingi see valu, on ju, see on mingisugune kõhuprobleem, mis iganes, me hakkame otsima lahendusi vastavalt sellele. Aga kui see ei ole tõde, mida sa tead, siis sa otsidki lahendusi, mis ei tööta. Ja sa, nagu ma ütlesin, sa võid täiesti tuksi keerata kõik. Ja siis järgmine, see on nüüd üks asi, on ju, et vastavalt sellele, mida ma tean, loob siis seda minu elu, mu keha ja kõike seda ja kui minu teadmine ei ole õige, nii-öelda on moonutatud, siis ma loongi, mida ma ei soovi. Ja siis see teine aspekt sellel, et kuidas teadmised on suurim takistus ja ka kõikide kannatuste allikas, on see, et kannatused, mis asjad on kannatused? Ja ma ei räägi nagu füüsilisest valust, vaid ma räägin sellist emotsionaalsest valust. Kurbus, viha ja siis süütunne, häbi, aga need ei ole tegelikult tunded, need on mentaalne kontseptsioon, mis on seotud siis kas hirmu, viha või kurbusega. Aga see on mentaalne. Aga ütleme nii, et lähme praegu seda standardset enesearengu teed, et häbi on emotsioon ja süü on emotsioon ja üksindus on emotsioon ja kõik muud asjad. Kas sa, võtame süü ja häbi, need on nagu hästi head, sest need ongi mentaalsed kontseptsioonid, siis nendega on hästi hea nagu minna siit edasi. Kas sa tunneks kunagi üldse häbi ja süüd, kui sa ei teaks, mis on õige, mis on vale, kuidas peaks, kuidas ei peaks, kuidas tohiks ja kuidas ei tohiks? Ehk siis, kui sul pole mitte mingit vaatenurka sellest, mis on õige, mis on vale, kas sa kunagi tunneks süüd, häbi? Ja igas kõik muud emotsioonid tegelikult tule nagu kaasa, hirm. Sest et mida me kardame tegelikult? Me kardame seda, mida me teame, mis võib juhtuda. Sest eilsel kohtumisel oli, ma jagasin, seal oligi see, et teil oli hirmude protsessi teema. Ma tean see, mis oli täitsa siis Zero liikmetele, 1,5 tundi, süke korralik protsess, sügav protsess. Ja kui sa ei ole Zero liige, sa võid kirjutada, saad Zero liikmeks, saad ligipääsu sellele kohtumisele, mis eile oli. Ja kui me vaatame beebid, kui ta tuleb siia ilma, ta ei karda mitte midagi, sest meile tuleb kaasa ainult 2 hirmu. Hirm kukkumise ees ja hirm palju heli ees. Ülejäänud kõik me õpime lihtsalt elu jooksul. Beebi hakkab elama, hakkab katsetama, ta näpib kõike, ta katsub kõike, tal ei ole mitte mingisugused hirme. Ta lihtsalt kogeb ja siis ta hakkab õppima nii, sellega ma saan haiget, sellega ma teen vanematele haiget, sellega kõik mingid asjad ja niimoodi õpime. Ehk siis teadmised. Ja nüüd need samad teadmised, mida ta teab, siis millegi kohta, mis tal on õpetatud, mis on õige, vale, mida ei tohi, mida ja nii edasi, need kõik saavad olema temale raamistik, mille järgi ta piirab oma elu.
ja ongi hirmud igal pool, issand äkki tema ütleb nii, äkki siis juhtub see ja äkki juhtub see ja siis kõik, mida me teame. Ja ka ütleme, mida me nimetame südame purunemiseks ja üksindus ja kõik, absoluutselt kõik emotsioonid, mida me ei soovi tunda. Kõik kannatused tulevad sellest, mida me millegi kohta teame. Sest kui sa ei teaks mitte midagi, sa oleks uudishimulik. Ja uudishimus ei ole, kui sulle just ei õpetatud lapsena, et uudishimulik on halb, uudishimu teeb ruttu vanaks ja nii edasi, kõik uudishimu kohta mingid asjad, siis uudishimu ise on elevust tekitav, põnevust tekitav. Kui sa tead, et sellega ei kaasne mingi valu, jälle, kui sa tead, on ju, sest kui sa ei tea mitte midagi, siis sa oledki puhtalt uudishimulik. Mis see on? Mis ma siin tunnen? Ma tunnen siin rindkeres midagi. Ta ütles mulle nii ja nüüd ma tunnen sellist tunnet. Mida ta üldse ütles? Miks ma tunnen, on ju? Sest et kui sa ei tea nende sõnade tähendust, mida ta sulle ütles, kas sa reageeriks? Kui keegi tuleb propendab ja sõimab su näo täis teises keeles, millest sa mitte midagi aru ei saa, ja tuleb sõimab su näo täis emotsioonidega näiteks, sa oled kõige suurem sitapea, sa oled ikka viimane libu. Ja nagu mis iganes niimoodi, aga hästi mesi häälel, aga sõimab su nagu täis. Kuidas sa reageerid? Kui sa teaks sõnade tähendust, sa reageeriks hoopis teistmoodi. On nii? Ehk siis kõik, mida sa tead, on lõppkokkuvõttes sinu enda kannatuste allikas. Ja nii lihtne see ongi. Ja sellepärast ongi see Buddha nagu ütlus, attachment is the root of suffering, ehk siis kinni hoidmine on kannatuste allikas. Mina ütlen täna nii, et sinu teadmised on sinu kannatuste allikas, sest sa hoiad kinni nendest teadmistest ja see loobki neid kannatusi. Kui sa ei teaks mitte midagi, oleksid lihtsalt uudishimulik, kogeksid kõike, siis poleks ka kannatusi. Ja ma ei mõtle füüsilist valu. Ja kui sa ütled, et südame purunemine on ju füüsiline valu, see on sinu keha reaktsioon, sinu sees, mis tuleb sinu mõtetest. Et mina julgen väita sellist asja, et südame valu ei eksisteeriks, kui sul ei oleks mõtteid. Seda ei eksisteeri, sest sa tead millegi kohta midagi. Kas või näiteks see, et kui sa näed kedagi haiget saamas ja sa ütled, aga ma ei mõelnud, ma ju näen näiteks koerakutsikat või kassipoega kuskil haiget saamas, et keegi veritseb kuskil, tõmbab kohe seest mingisuguse tunde, on ju. Kui sa ei teaks mitte midagi selle valu kohta, mida ta kogeb, kui sa ei oleks ise kunagi midagi sarnast kogenud, kas sa tunneks midagi? Ei tunneks tegelikult. Sa lihtsalt tead, mis tunne on olla, kui sa saad haiget, kui kassipoeg on seal kuskil. Mis iganes on? Ehk siis lõppkokkuvõttes ikka taandub kõik sellele, et absoluutselt kõik sinu kannatused saavad tulema sellest, mida sa tead millegi kohta. Ja nii lihtne ongi. Ja kui sa kustutad ära oma teadmised kõigest, hakkad olema lihtsalt uudishimulik, avatud kõikidele võimalikustele, elu muutub imeliseks kogemiseks. Ja see ongi see level 5 nagu maailm, kus nüüd mina olen ja siin päris mitmed eestlased, üle maailma on juba natuke rohkem neid, kuigi see on suht värske teema, aga see liigub siukse mõnusa kulutulena järjest ja siin minu eesmärk on see tuua nagu Eesti siis rahvani ka. Sest see viis elamiseks on nagu nii äge lihtsalt. Peale 10 aastat lihtsalt fanaatilist enesearengut, proovides mida iganes kõike. Ja siis 1 aastaga lihtsalt sellised muutused. Aga minu poolt oleks tänaseks kõik, täna kommentaari tuld, et vaatan, meil on mõned laivi vaatajad ka tuld, eks siis Facebook on siin mõnusalt viitega ja jäta ikka oma kommentaar siia, kui sa vaatad ja jäta ka kommentaarid, mis sind kõnetas ja mis sina sellest arvad, et kas on kõik kannatused tegelikult teadmistest või mitte, et kas sa nõustud siin minuga või mitte, oleks äge kuulda. Ja sa ei pea, ma ei hakka sind ümber veenma, sina võid uskuda seda, mida sina soovid.
lihtsalt millist elu sa soovid elada. Et mis loob sulle rohkem kannatusi ja mis mitte. Mina valin kannatuste vaba elu ja ma järjest rohkem elan seda. Aga minu poolt kõik, aitäh ja näeme juba homme meil Zoomis. Homme on juba kella 2 ja siis tuleb taas üks väga äge teema. Positiivne mõtlemine, kuidas see on üks valusamaid ja suuremaid lõkse enesearengus. Aga siis näeme homme ja imelist päeva jätku. Tšau!